meie oleme kahel korral nende mõtete juures olnud, nimelt Jeesuse Kristuse taastulemine sellesse maailma. Ja täna jätkaksin seda teemat, aga täna räägiksin Jeesuse taastulemise märkidest, kõigile nähtavatest, arusaadavatest märkidest ja võib-olla ka märkidest, millest me aru ei saa kõik. Ja kui tema Õlimäel istus, astusid jüngrid isepäinis tema juurde ja ütlesid: ütle meile, mil ajal peab see kõik sündima ja mis peab sinu tulemise ja maailma aja lõpetuse täht olema. See oleks ju, kui nii inimlikult ütelda, ka väga põnev ja erutav küsimus teada, millal siis Jeesus tuleb. Siin tahaksin seda ütelda päris rõhuga, et kindlat aega, kindlat päeva, kindlat aastat ei tea ükski olend selles maailmas. Sest seda on meile piiblis öeldud. Kuid kui ei tea, mis mõte on tegelda siis sellega Jeesuse taatulemine, kui me seda kunagi ja kuidagi teada ei saa. Ja ometi otse kästakse, et meie peame uurima või tähele panema tema taastulemise märke. Niisiis, kindlat aega, päeva, aastat ei tea, aga ometigi tuleb taastulemise märke tähele panna ja üldises mõttes on siis usklikul inimesel võimalik ka seda aega siiski tunda. Aga mitte tähtajaliselt. Seda tuntakse ja taibatakse nii, nagu me praegu taipame kevade saabumist. Kevade saabumine, kes pisut ringi vabas, on kõigile selge. Aga see ei ole ka nii-öelda ühel hoobil, vaid täna vaatad on see homme, see ülehomme, see ja edasi ja teine nädal ka see. Pisut ainult paisub kõik, aga ikka on kevade saabumise märk. Ja sellepärast oleks see nagu pikale veniv. Meie taipame näiteks ka õhtu saabumist päeva lõppedes. Kas paistab päike või ei paista, aga me taipame, kui õhtu hakkab saabuma. Ja see pole ka mitte minutiga sekundi peal, vaid meie tunnetame ja taipame seda. Niimoodi tuleb taibata ka Jeesuse taastulemist ja seda siiski ääretult kindlalt, sest neid märke kästakse tähele panna. Veel mõni üldine märkus, Jeesuse taastulemine on seoses kogu inimkonna kõlbelise küpsemisega. Me võiksime siin lisada, see päeva saabumine on siiski ääretult kindel ja see päeva saabumine on ka seadusepärane, nii nagu on homse päeva saabumine. Homse päeva saabumine ei ole sõltuv meie arusaamast, teadmiste hulgast, pingutusest, usust või ebausust, ta lihtsalt saabub. Ja nii on ka Jeesuse taastulemisega. See lihtsalt saabub. Kas inimesed tõsiselt usuvad või paluvad või ei usu, on ateistid, kas see midagi ei muuda. See päev saabub, mil tema tuleb. Ja nagu ütlesin, sellel on ka oma teatud range seadusepärasus selle taga. Sest seda on 10 kordi ütelnud Jeesus Kristus ise. Ja tema 10 kordsetele ütelustele lisavad oma ütlused ka veel apostlid. Nii see päev siis saabub. Kas meile meeldib või mitte, tahame või mitte, usume või mitte, sellel oli mingit tähtsust. See tuleb nagu homne päev. Ja meie astume sinna sisse. Kuid millistena kellena, vaat see on ise probleem. Nüüd ma tuleksin märkide juurde.
No kui nii võiks sõnastada Jeesuse taastulemise märke poliitilises maailmas. Kui on märke poliitilises maailmas, need on märgid, kas me nüüd oskame Jeesuse taastulemise märkidena näha, aga need on kõigile nähtavad ja arusaadavad. Ma ütlen selle kirjakoha peast, see on Luuka evangeeliumi 21-29. Jüngrid esitasidki küsimuse, et millal on sinu tulek siis? Ja Jeesus selle peale annab seletuse, aga siis ütleb, vaadake viigipuud ja lisab ja kõiki puid ja annab siis ka veel seletuse. Nii et üks Jeesuse taastulemise märk on viigipuu ja kõik puud. Siin ei ole kahtlust, kõik kirja seletajad, viigipuu all piiblis on alati mõeldud Iisraeli. See tähendab, Jeesuse taastulemisel tuleb jälgida Iisraeli. Ja selle Iisraeli jälgimine, see peab näitama siis Jeesuse taastulemist. Ja mis selle Iisraeliga peab siis toimuma? Öeldakse viigipuu kohta, nii Jeesus ütleb, kui tema pakatab, on pungas ja pakatab. No et siis te taipate, et nüüd tuleb suvi. Nagu ütlesin, punga me võime jälgida mitmeid päevi, täna homme üle homme ikka pungad. Ja nii võib-olla on Jeesuse taastulemiselgi mõned ütlevad, et no ja sellest on räägitud juba aastakümneid. Ega see pole selle pärast vale. Vaadake viigipuud, kui tema on pungas ja juba pakatamas, siis te teate, et see aeg on käes. Ja kui Iisrael on see viigipuu, vaatame teda siis. Room vallutas Iisraeli riigi aastat 63 enne Kristust. Ja siis ümmarguselt öelda, 2000 aastat oli see rahvas laiali pillatud, ilma et tal oleks oma riik. Ja kui ma nüüd õieti mäletan, 1948 sai see rahvas iseseisva riigi. Mõelges väike rahvake, kes 2000 aastat pole olnud iseseisvat riik. Ja nüüd korraga sünnib Iisraeli riik. Ma tean, väga kaalukad ja targad teoloogid isegi ütlesid juba need, Iisraelil ei ole enam ajaloo käigus mingisugust tähtsust. Aga piibel ütleb, tal on tähtsus. Ja juba see Iisraeli riigi tekkimine on tähendab, viigipuu hakkas elustuma. Siit saadik täiesti surnud. Ei ole olemas. Ja nüüd korraga sündis see riik. Viigipuus on juba elumärke. Ja see on seoses nüüd Kristuse taastulemisega. Ja nüüd ma juhiksin mõned kirjakohad. Esimene apostlite konverents Jeruusalemmas, kus tekkis probleem, kas evangeelium kuulub ainult Iisraelile või tuleb seda ka paganatele kuulutada. Siis sellel konverentsil võeti ka vastu otsus. Ja seal konverentsil apostel andis ka asjale seletuse. Ja andis täpselt samasuguse seletuse. Ütles, sellega sünnivad ühte klapivad, harmoneerivad prohvetide kirjad. Nüüd on tulnud ka paganate aeg ja siis öeldakse, pärast seda tahan mina tulla ja Taaveti soo lagunenud maja ära parandada ja tema praod kinni panna. Tähendab, pärast paganate aega pöördun Iisraeli poole ja algab Iisraeli kuningriigi taastamine. See on otseselt seoses siis Kristuse taastulemise eel. Iisraeli riigi olemasolu on ime ja need äpardused, mis temaga on olnud, ta püsib, ega teda ei taheta, et ta püsib.
aga mitte, et me sümpatiseerime Iisraelile, vaid piiblile tuginedes Saakaria ütleb isegi nii. Ma tahan Iisraeli teha raskeks kiviks kõigile rahvastele, kes teda tahavad ära kanda, need saavad haavu. Ma ütlen seda vabalt oma sõnadega. Ja siis lisatakse, kui ka kõik maailma paganad kogutakse kokku. See on piibli täitumine, piibli tõotuste täitumine, et sündis Iisraeli ja et ta on ja et ta praegu parandatakse. Ja ta jääb püsima ka sel juhul, kui kõik rahvad tema vastu. Ta võib kannatada palju või kuidas tahes ka lööke saada, aga ta on ja ta jääb, sest Jumal on pöördunud tema poole. Ja Jumal parandab selle riigi praegusid siis. See on nüüd Iisraeli kohta siis nii palju. Ja nüüd vaadake seda, meil on siin siis üks märk meie silmade eest, Jeesus saab tulema. Nüüd on ta täiesti puhkenud juba, siin pole enam miski pungade ajaks. Siis ütleb Jeesus edasi ja vaadake kõiki puid. Vaadake viigipuud, aga ka teisi puid. Tähendab, vaadake Iisraeli, aga vaadake ka teisi rahvaid. Milliseid rahvaid me siis vaatame, neid küll on siin. Neid rahvaid, kes puhkevad. Me teame väga hästi seda, kuidas Aafrika rahvat on niisama tohutult kaua nagu surma unes olnud. Ei rahvusluse tunne, ei omariiklust, kolonisaatorid tegid, mis nad heaks arvasid. Ja näete, meie silmade all on see protsess lõppemas juba. Pärast seda, kui seda rahvapäraselt öelda, hakkas Aafrikas, Aasias riike tekkima nagu vihmajärve seeni. Ja mugu tuli. Ja see oli seoses rahvuse tunde ärkamisega, vabaduse ihaga ja kõik. Need uinunud rahvad korraga ärkasid, korraga pakatasid ja ülivõimsalt. Ja see on asjade loomulik käik. See on nüüd juba lõppemas niidelda. Nad ei ole enam pakatamas, vaid nemadki on juba niidelda peaaegu lehes. Need on nüüd teised puud. Vaadake siis viigipuud Iisraeli ja vaadake teisi puid. Ja siis ta ütleb, ja kui teie nüüd näete, et nendega nii toimub, siis te teate, et nüüd on suvi nüüd. Aga see suvi tähendas seda siis, et tema taas tuleb. Ja nagu meile siit ka nüüd kätte paistab, meie ei saa seda päevaga ja aastaga määrata. Aga üldiselt on see siis ääretu selge. Nende rahvast või nende puhkemine niidelda on aasta sadade ja tuhandete küsimus, mida ei ole varem olnud, aga mis nüüd on täitunud. Siis on see kindel märk poliitilises maailmas, et Jeesus on taas tulemas. Sellele lisaks ütleksin veel sama mõtte juurde on Luuka evangeeliumi 21. peatükk ja 24. salm. Püüan seda ütelda ka vabalt. Rahvad lähevad rammetumaks asjade ootamise pärast, mis maailma peale peavad tulema. Tähendab, kui Jeesuse tulemine on lähedal, on teatud määral maailmas ka poliitiline ebakindlus, on segadused. Ja rahvas ootab, asjad peaksid lahenema, rahuprobleem ja see ja teine ja kolmas, kõik on kuidagi nii. Ja see võtab isegi sellise, nagu mõni tõlge ütleb, et rahvas nõrkemiseni on väsinud juba neist poliitilist asjadest. Saabuks ometi ükskord see. Kas see kuulub selle märgi juurde? Ja siis öeldaksegi meile, et kui siis rahvas on selliselt väsinud asjade ootamisega, vaat ikka, mis maailma peale on tulemas. See, mis on seoses Kristuse taas tulemisega, see on ikkagi ainult globaalne, see ei ole mitte siin paigas, seal paigas. Ja siis näevad nemad. Mitte ei käi asi ka nii, nagu vahest isegi usklikud tavatsevad öelda ja Jumal annab hingamise veel ja kõik nii. On väsinud ja ootavad ja ongi ja selle peale tuleb otse kohe Iisrael. See on laialdane aine ja märki on palju, aga ma nii mõne siis. Ja see puudutab nüüd niidelda
poliitilist maailma siis, seoses Jeesuse taastulemisega. Siis on märke, Jeesuse taastulemise märke kõlbelises maailmas. Ütleksin jälle vabalt, lähtun Luukast ikkagi, Luukas 17:21, see on küll seoses Jeesuse füüsilise kannatusega, aga see on seoses ka lõpuajaga. Seal on öeldud nii, Jeesuse enese kohta. Seal on ka see küsimus, millal tuleb Jumala riik. Jeesus ütleb, enne peab palju kannatama ja ära heidetama kui kõlvatu nurgakivi. Ja see puudutab nii-öelda nagu kõlbelist maailma. Tähendab, Jeesus kui elu aluskivi ja nurgakivi lihtsalt heidetakse kõrvale. Varem tugines selle peale palju. Inimesed on igal ajal teda ka kõrvale lükanud, aga selliselt nagu see on toimunud viimaste aastakümnetega pole esinenud. Kus oluline osa tervest inimkonnast deklareerib avalikult, meie ei vaja Jumalat usku ega usklikke. Ja Jeesus ei saa olla enam kasvatuse, pedagoogikas, kõlbluses ei kusagil tema ei saa. Tema on minema visatud. Ja nüüd huvitav. Ja Jeesus ütles seda ette 1900 aastat enne juba ütles, et nii toimub ja nii on toimub. Ja see on Jeesuse taastulemise märk. Jeesus hüljatakse võrdlemisi üldiselt. Siis, kui Jeesus hüljatakse, asemele astub muidugi inimene. Ja algab inimese austamine ja inimese kummardamine. Aga nüüd, kui Jeesus, kui kõlbeline autoriteet oli kõrvaldatud, keda sa paned sinna asemele? Eks ikka lähed ise asemele. Ja nii nagu seda üks usklik kirjanik ütleb, et ja siis mängib kultuuri ja tehnika imede sümfooniaorkester inimese auks ja kiituseks. Jumala asemele astub inimene. Või nagu üks usuteaduse magister omal ajal ütleb, inimesel kas on elav Jumal ja kui tal seda ei ole, siis tal on tosin puuslikke oma ja teiste tehtud ja kummardab neid. Ja siin ei ole mõtet pikemalt, aga see on ka toimunud nii. Ja teda kiidas siis eda inimest. Sellega seoses on ka kõlbeliste autoriteetide lammutamine. See on, kui seda üksikasjadeni minna, on omaette peatükk päris, aga ma viitan sellele ainult. Ja kui seda võtta karjase pildis, lambaid on raske kätte saada, kui karjane on ees. Aga karjan ära, siis on õieti. Ja kui meie siin üldiselt seda ütleme, see on usuvastase töö üks põhimõtteid niisama. Kõlbelised autoriteedid teest ära, nad siis tuleb toime paremini kõige asjaga. Ja kui nüüd kõlbelised autoriteedid ja need on lammutatud, sellega tõuseb Jumala salgamine au sisse ja ametlikuks kui võimalik. Nii et see, mis kõik siin toimub selles maailmas, siin ei ole midagi võõrast ega imelikku meile. Eesti luuletajaks mõnda aastat on juba igav, kus August Alle, tema ühes luuletuses irooniat usu ja kõige aadressil ja siis lõpetab ühe lause. Maakera käik on vasak. Ja selle peale ütle aamen. Maakera käik on vasak. See ei ole juhus. Sest Kristuse tulemise eel on selline. Ja sellepärast nagu ütlesin, Jumala salgamine auses ja kõik, mis Jumalat meenutab või kuidagi, see ei. Meie aja arvamine on ju Kristusest.
Aga meie ei julge mitte seda ütelda. Enne meie aja arvanud, paneme või pikema jutuks, aga kui sa nimetad Jeesus, see ongi raske ja ränk. Kuigi ta sealt on küll tõelikult, aga ei. See maakera vassakpoolsus, see saavutab oma kulminatsiooni kuni Kristuse taastumise eel ja selle peale tuleb Kristus. See ei tähenda küll mitte jumalatute võitu, muidugi nad on vaimustuses küll, aga see triumfikisa jääb kinni varsti kõrisse. Vaid see tähendab Kristuse taastulemist. See ei tähenda siin allmaa peal mingisuguseid poliitilisi muutusi, vaid otseselt Kristuse taastulemine taevast. Siin on meil küll raskem kindlat piiri tõmmata Jeesuse taastulemise märke ka, kui ütelda siis usulises maailmas. Ka siin vaatame seda. Jeesus andis käsu jüngritele, minge kõige maailma ja kuulutage armuõpetust kogu loodule. Nüüd siit paistab meile kätte juba see, et kui Kristus andis selle käsu, kogu loodule tuleb kuulutada armuõpetust, siis võib oletada siin juba pikka perioodi, et see armuõpetus tõesti jõuaks kõigi rahvastele. Ja sellepärast siin apostlid oma kirjades ka seletusi annavad selle kohta. Aga praegu võib-olla on veel ruumi, aga võime üldiselt päris kindlusega öelda, et evangeelium on maailmas jõudnud kõigi rahvastele. Mul on vananenud andmed pisut, aga kui piibel on tõlgitud ligi 1300 keelde, üksik osad pea kõigisse maailmas esinevais keeltes, tähendab see ülesanne, mis on antud kõigi rahvastele, see on juba täidetud. Ka sellega ollakse juba lõpul. Ja me ei tea seda, aga ka läinud aasta andmeil on piibel esikohal kirjanduses, oma tiraažilt ja kõigilt. Tähendab, et see Jeesuse ülesanne, nagu ütlesin, hakkab lõpule jõudma. Ja seda on teostatud ka näete ligi 2000 aastat, ka pikk periood olnud juba. Ja maailma rahvad on kuulnud seda. Ja rahvad on ka oma seisukoha langetanud. See selekteerimine on ka vajalik, see Kristuse tulemise eel ta ongi nii. Kui praegu kõige soodsam pind evangeeliumile on Aafrika maades, väga vastuvõtlikud evangeeliumile. Aga ka see on lõppu armuaja viimane tunnus ja Kristuse taastulemise märk. Kui Jeesus oma tähendamise sõnas saatis sulased välja, et minge kutsuge pulma nüüd. Kõik on valmis, aga kutsuge neid, esiteks need kutsutud, kes varem olid juba, kutsuge nad nüüd sisse. Ja kes on Uue Testamendiga tuttavad, nad teavad seda. Sulased läksid ja kutsusid, need vabandasid, ei tulnud. Siis anti käsk juba laiemas ulatuses. Minge kutsuge kõik. Ja siis läksid kutsed välja ja kutsusid kõiki. Selle valitute kutsumisega on ilmselt mõeldud Iisraeli. Ja see hülgas, nüüd algas kõigi kutsumine, kutsuge kõik. Ja kui on kõiki kutsutud, tulevad sulased jälle tagasi. Tead, kas see on tehtud, aga ruumi on veel. Ja siis öeldakse kolmas kord seda. Nüüd minge välja aedade äärde, tänavatele, põikuulitsele, kõiki aiaäärsed ja kutsuge kõik sisse. Kõik pulma, et pulmakoda täis saaks.
Ja nüüd see järjekord, ma ei ütle, et siin oleks tingimata tähendus, aga see on mõnevõrra huvitav. Kutsutud enne, siis kõik, ja kui kõik olid ka kutsutud, siis mingisugused aiaäärsed ja tänavaäärsed veel. Ja et evangeeliumil on hea pinnas praegu Aafrika maades. Meil on selge, me loeme alati lehest arengumaad või vähe arenenud maad ja neid ei saa ju meiega võrrelda, selge, ongi see. Ma ei ütle siin kõlbel mitte halvustamise mõttes, aga tema mahajäämus on nii, minge kutsuge nüüd need ja vot nemad võtavad vastu. Meil ei ole aimu, mis seal tähendab kutsuda. 2-3 aastat tagasi oli Baptisti Maailmaliidu peasekretär ja ma ei mäleta, teine oli norraline Nordenhaug ja üks nendest oli Aafrikas töötanud isiklikult. Ütles, kui raske on seal neile rääkida Kristusest kui päästjast. Sest ta ei tea sellest mitte midagi. See, et sa seal kirjas või seal raamatus, see ei ütle talle mitte midagi. Isegi raamat, mis asi raamat. See sõna talle ei ütle midagi raamat. Ja nüüd peab olema oskust, kuidas sina talle lähed. Ja nii nagu see mees tunnistas, ütles puhkes ometi selline ärkamine, et tulid seal kohalikud ülemad, et pidage natukene seda kuulutamised, me ei jõua neid enam kokku korjata ja organiseerida kogudustes. Nii palju. Niivõrd levis. Ja näete siis, inimesed, kes rääkimata lugemisest, kirjutamisest, ei teagi, mis raamat, mis muu on, mis Jumal või apostel või see või teine, kõik on võõrad. Aga ometi ka neid on haaranud püha vaim ja nad tulevad ja võtavad Kristuse vastu. Võiksime ütelda, et need on need tänavaäärsed ja küll ja vähe arvanud, aga ka neid, sest Kristus on surnud kõigi eest. Kõik peavad õndsaks saama, kõik peavad taevas saama. Kõik on Jumala silmis ühesugused. Ja kõiki kutsutakse, kõikide patuvõlg maksti. Vaata, see on märk siis, mis on siis niitelda koguduse või usulises maailmas ja näib, et ka see on siis, nagu ütlesin, lõppemas juba. Et ta on jõudnud kõigini. Ja mis peaasi, rahvad on oma niidelda värvi näidanud oma seisukohaga kas poolt või vastu, talle on võimalus antud. Sest Jeesus ütles, juba teades ette, et ega kõik vastu ei võtta, aga neile tunnistusekski tuleb kuulutada siis. Tähendab, talle tuleb võimalus anda, kui ta hülgab temasi, tal on vabadus hüljata või vastu võtta. Aga tema ei saa igavikus vabandada, et jaa, mina oleks tulnud ka, aga ma ei teadnud, ma ei kuulnud seda. Siis üks asi veel, mis on niidelda usulises maailmas ja koguduse töös esineb, seegi pole nii terava piiljooneline, seda algusest peale olnud, aga näib, et Kristuse taastulemise eel siiski ka erakordselt. Nimelt eksiõpetused ja imetähed usklikkude eksitamiseks. Mitte usklikude aitamiseks, nende valu ja vaeva leevendamiseks, midagi niisugust, vaid nende eksitamiseks. Usklikku ei saa kätte jämeda pattu ei paha asjaga. No ta taipab seda ära. Ega see pole nalja pärast, kui Paulus ütleb, et saatan moondab end valguse ingliks ja tuleb selliselt. Ja esitab õpetusi, teeb imesid, teeb kõik. Ma lisan siia juurde, see ei kuulu otseselt siia küll, et keegi kogemata ei mõtle nii, nagu ma imede vastu räägiksin. Ma olen seda korduvalt ka siit rõhutanud, et imet on loomulik kaasnähe ustlik koguduse evangeeliumiga. Kuid see ei ütle seda, et ka valeimesid ei esine. Vaat nüüd on oluline siin vahet teha. On ime, mis on inimese aitamiseks tõesti tema valu, häda ja vaeva leevendamiseks või teiste kuidagi. Aga on ime, mis on spetsiaalselt hingevaliselt saadanalt uskliku eksitamiseks. Ja võib teha nii vägeva ime, et sa võpatad ja no senine muud kui usu, see on kõik nii.
ja ometi on see eksitamiseks. Ehk te lubate mul sellegi kirjakoha lugeda. Siin on nüüd petmisest otseselt juttu. Ja Jeesus kostis ja ütles neile, katsuge, et teid ükski ära ei eksita. Sest paljud tulevad minu nime peale, ütlevad, mina olen Kristus ja võtavad palju ära eksitada. Edasi, ja palju valeprohveteid tõusevad üles ja eksitavad palju ära. Need eksituse ohvriks langeb palju, on tõsiasi. Veel, sest vale Kristused ja vale prohvetid saavad üles tõusma ja suuri tunnustähti ja imetegusid tegema, et nemad saaksid eksitada ka neid, kes on ära valitud, kui see võiks sündida. Vaata, mina olen teile seda enne ütelnud. Need on asjad, mis esinevad usklikude eksitamiseks. Ja mida lähemal on Kristuse taastumine, kas see tegevus muutub kuidagi veel elavamaks? Rohkema märkidest ei ütle ka täna. Kuid kui kasutada kas Mattese evangeeliumi või Timoteose kirja, ma olen juba neid kohti ka tsiteerinud, näiteks kesköösel kuuldi häält, vaata, tuleb. Võib arvata, et see ka kõlbelises mõttes on täiesti keskel. Jeesuse tulemise aeg vaimulikult, muidu võib süüa, juua ja kõike tohutult palju olla, kunsti ja kultuuri, teadust, tarkust, kõik kohad täis. Aga kõlbeliselt keskööl. Ma tean neid väga kauneid usklikude mõtteid ja vagu soove ja ma sooviksin ka, et see nii oleks, aga kui piiblit vaadata, sealt ei paista seda vähe loodust. Kirjeldatakse, missugune esimene kogudus, kõik kui ilus seal, ja kas viimane kogudus ei või vilitsam olla. See peab nii sama olema, kui Kristus tuleb. Aga otsi mulle piiblist niisuguse kohti üles. Et kui Kristus tuleb maa peale, kõik sirrab ja särrab ja ärkamised ja kõik asjad käivad siin, suured asjad. Vaat midagi niisugust ei ole. Et uskmatus väga võimust võtab, läheb mitme armastus külmas ja siis peavad nemad nägema. Inimese poja tulevad. Kui Kristuse tulemine kaugel on, siis võib siin maailmas veel palju, aga kui ei, ma loeksin veel pisut siit. Ja nemad peavad langema mõõgatera läbi ja neid peab vangi viidama kõige paganate sekka. See on nüüd ilmselt Iisraeliga tegemist. Ja Jeruusalemm peab paganatest ära tallatud olema, kuni paganate aeg täis saab. Ja päevas ja kuus ja tähtedes peavad imetähed olema. Ja maa peal peab rahval ahastus olema ilma nõuta, et meri ja veevood kohisevad. Siin on rahvaste merd. Ja inimesed lähevad rammutamaks kartuse ja asjade ootamise pärast, mis maailma peale peavad tulema, sest taevavägesid peab kõigutama. Ja millega see lõpeb? Ja siis tuleb suur ärkamine, Jumal annab armu ja nõnda edasi. Vot järgmine salm on niisugune. Ja siis näevad nemad inimese poja tulevad pilves suure väe ja auga. Vot siin on punkt. Tähendab, selle peale tuleb Jeesus Kristus. Need on olnud nüüd mõned mõtted siis Jeesuse taastulemise märkidest. Neid märki on palju rohkem, aga see on laialdavalt, ma ei oska neid paremini ja ei oska ka paremini neid esitada, kui võib-olla kõige olulisema osa siiski neist märkidest, mis on seoses Kristuse taastulemisega. Nüüd, mis saab sinust ja minust, on kuulud Kristusele, oled tema, on asi kõik korras. Kui ei, avalikuks saab siis selle maailma looja ja valitseja, kes nüüd pole avalik, võib ta suhtes nii või teisiti olla. Siis on see avalik. Õnnis inimene, kes siis koos temaga võib olla.